Oleme tagasi jälle siis uue episoodiga, Stig-Andrei Pushcraft kokkab. Jätkame sellega, kus me pooleli jäime, ehk siis meie koostööpartneri Foodforce toitudega. Oleme teinud täpselt samasuguse nagu eelmises osas, hommik, lõuna, õhtu ja snäkid. Ja vaata, mis meil siis siin täna kaasas on. On siis, alustame sellisest magusamatest asjadest. Meil on apelsiinid tumeda šokolaadiga. Siuke ilus pakk, nagu neil ikka. Siis energiabatoon soolakaramelliga. Siis on meil õhtusöögiks valitud siuke korralik pasta bolognese. Järgmiseks on hommikusöögiks meil valitud, mis ta on meil, müsli koos maasikatega. Ja lõunasöök on siuke lihtne tomatisupp. Foodforce'ist me juba oma eelmises osas ka rääkisime. Me paneme ka veel lisaks nende samade asjade siis lingid alla sinna kirja. Ja kõige lihtsam ongi see, et miks me valisime selle Foodforce'i. Foodforce'il ongi minu jaoks see kõige tähtsam asi on hinna ja kvaliteedi suvepaigas. Et nende puhul me ei maksa nagu ennast hingetuks matkatoitudega ja prepperina. Jah, okei, et see säilivusaeg või siis see shelf life on küll väiksem kui siin mõningatel teistel, ütleme, et nendel on siin 2–5 aastat olenevalt asjadest. Aga maitse ja hind määrab kõik. Igatahes alustame siis esimese asjana kohe selle sama hommikusöögi müsliga. Ja kõigepealt vaatame, mis meil siin sees üldse peidus on. Nii, seekord sai selle paki esimese korraga ilusti lahti. Okei, see näeb välja täpselt siuke, no sa saad kohe aru, et siin on tegemist nagu maasika asjadega, et teil on siuke ilus punane või roosakas pigem. Ja tundub, et on ka maasikatükid sees. Mida meil siis selleks vaja läheb üldse? Nii, eesti keel on meil siin, avapakend põhjalikult ja täielikult lahti. Vala 220 milliliitrit vett, sega läbi, tarbi kohe pärast valmimist. Nii, natukene ka siis koostisosade kohta. Müslit on siin 80%. Siis täis kaera helbeid on meil 55%. Suhkrut, palmiõlid, riisipallid. Ja nagu alati, et võib sisaldada ka maapähkleid ja pähkleid ja siukseid asju. Nii, toitumisalane teave 100 grammi kohta on meil energiasisaldus on 425 kilokalorit. Minu arust oli täpselt seesama kogus oli ka eelmises osas, mis me sõime oatmeal vanilliga. Jah, ta oli see vanilje siuke hommikusöök. Nii, rasvasid on 12 grammi. Süsivesikuid on 61 grammi. Ja valku 15 grammi, kiudaineid 5,7 grammi, suhkrut 26 grammi. Tundub päris nutine. Nii, meil läks vaja 220 milliliitrit vett, et seda valmistada. Teeme siis selle vee soojaks ära. Vana hea Pathfinderi komplektiga. Nii, ja siuke hea pinnas otsime. Lõidab veits ringi seal peal. Nii, vesi on meil valmis.
siis kuum. Veidike ta on. Au. Nii. Need asjad tõstame kõrvale praegu. Ei ole. Nagu alati, pakipõhi tuleb ilusti lahti teha. Ja nüüd on aeg see vesi ka siia sisse valada, aga nüüd ongi küsimus, et see ilus tore tähestik, mis sul peal on, et kui palju veel selle tähestiku järgi seda vett siia vaja oleks. Nii. Segame nüüd veidike läbi. Tegelikult ei ole vaja seda teha sooja veega. Seda võib teha täiesti vabalt ka, ütleme siis külma veega. Aga hetkel ma lasin ta soojaks ja me laseme nüüd natuke aega tal siin selles soojas vees olla. Nüüd ma ei kujuta ette, et kui hea see sooja veega olla võib. Võib-olla ma tegin ise midagi natuke valesti. On palju sääski. Nii, paki kinni praegu. Laseme natuke aega olla tal. Ja vaatame, mis tast saab. Nii, nüüd on meil siin natukene aega seisnud. Võib-olla ei oleks pidanud teda sooja veega tegema, aga tehtud ta sai. Ei ole hullu midagi. Saame hakkama. Nii. Ta näeb välja praegu sihuke nagu natuke supi moodi. Ma ei tea, kui hästi sellest näha on. Pigem vist ei ole, veits oli. Et võib-olla jah, oleks pidanud ikka pigem tegema asja külma veega. Aga ta on nagu sihuke väga ilus puder. Maitseme ta ära ka. Ma ei ole kunagi müslit niimoodi soojana söönud, aga see on tõesti hea. Ja maasikafänn ma ka väga ei ole. Ja siin on jälle maasikatega see, et need maasikad ei ole, või no ta ei meenuta päris sihukest nagu tavalist põllu pealt korjatud maasikat, aga ta on väga hea. Kindlasti soovitan sedasama siis müslit koos maasikatega. Väga hea hommikusöök. Väga mõnus, saad oma energia kätte. Ja siit ka liigume edasi siis juba lõunasöögi poole. Nii, hommikusöök oli meil ära söödud ja askeldamised jälle tehtud. Nüüd oleks aeg nagu lõunaks midagi võtta, et oma teekondasid jätkata. Siis olemegi võtnud selle lõunaks, nagu enne ka mainitud sai, tomatisupi. Miks suppi? Miks mitte? Vahepeal on täiesti hea. Ja arvestades eelmises osas, mis meil oli kanasupp, siis too oli tõsiselt hea. Väga sihuke mõnus maitsega, muidugi meenutas veidike seda Magi ideed, aga täna siis vaatame, kuidas see tomatisupp meil maitseb. Infoks nii palju, et energiat on meil 450 kilokalorit, rasva 22 grammi, siis suhkrut 16 grammi, fiibrist graami on meil 6,6 grammi, proteiini 13 grammi, soola 6,2 grammi. Jälle väga hea, mulle meeldivad soolased supid. Vaatame ära, mis ta siin sees endast ette kujutab üldse. Nii. Järjekordselt näeb ta välja nagu ka eelmises osas meie see kanasupp oli. Selline pulber, maitseaineid täis.
makarone ja midagi on seal veel. Mis asi see olla võib? Nii. Igatahes 350 milliliitrit sooja vett, tuleb valada kotti, segada ja lasta olla umbes siis 5 minutit. Enne tarvitamist natuke segada ja panna vett juurde vajadusel. Teeme siis väikse lisavee ja teeme selle supi valmis. See ei ole üldse fun. Nii, vesi on valmis. Paneme siis palju sinna vaja oli? 350 milliliitrit vett. Ja teeme siis ära. Nii. Tuleb siis läbi segada, nii nagu kirjas oli. Nii, meie tomatisupp on valmis. Väga hästi siit muidugi näha teda ei ole, aga muidu ma kallan ta välja siit seest. Kuidagi, no natukene paistab. Kas nüüd oma maitse poolest on sarnane, nagu meil oli see kanasupp. Lusika pealt ka veidike. Proovin nii palju kätte saada kui võimalik, et sihuke huvitav asi. Maitsen ära ka. No. Väga hea. Mulle meeldib. Hea lihtne lõunaks ja midagi rasket. Pigem sihuke kergemapoolne väike eine. Miks mitte? Ja kuna nagu mainitud ka sai, siis lõunaks on meil veel eraldi ka magustoidud ette nähtud, et tahaks midagi lisa sinna juurde saada. Nii. Ehk siis alustame esimese asjana nendega, milleks olid meil siis apelsiniviilud tumeda šokolaadiga. Et kui eelmine kord meil oli metsmarjadega, siis mulle praegu see pakub huvi, et kas see on nagu sihuke šokolaadipallilaadne asi või on tõesti need apelsiniviilud. Nii, vot ei ole apelsiniviilud. Tuleb välja, et need on hoopis täpselt sarnased nagu eelmine kord. On siis sellised, veidi lähedamale, nii, sellised šokolaadi pallid. Apelsini maits on tõesti väga tugev. See on väga hea. Ja see, et need jälle tume šokolaad on, see on see minu lemmikasi. Siit on näha ka niisugused väiksed apelsiniviilud on seal sees. Väga mõnus. Vahepeal on sihuke magustoit. Ja kui kõik see on söödud, nüüd on vaja hakata edasi askeldama, siis jõuame nüüd selle soolakaramelli energiabatooni juurde. Soetoit on sees, natuke magusat ja nüüd tahaks seda siis energiabatooni ka. Sellega lahti. Üks asi, mis ma unustasin praegu siin mõlema puhul öelda, oleks unustanud öelda. Nii, 100 grammi kohta energiat 411 kilokalorit, rasva 15 grammi.
suhkrut 33 grammi, proteiini 6,3, soola 1,1 grammi. Näitajad on head igatahes. Jällegi, nagu eelmine kord, helesokolaad. Mul meid tume. Proovime ära. Kui ma eelmises osas mainisin seda Nixi šokolaadi, siis see on oma tekstuuri poolest juba pehmem kui see eelmine, mis meil oli. Ja ta on täpselt midagi sarnast, et see soolakaramell ei ole väga tugev ja samas ta ei ole nagu väga lahja ka. On tunda, et no, siit võib päris hea siukse magusa litaka endale saada ja oma teekonda jätkata, et vahet ei ole, kas sa oled lihtsalt metsas, on sul mingi sihuke urban teema ja mis tahes olukorras sa oled, siis on väga hea, kui sul on midagi sellist kaasas. Siit me jõuame siis ka varsti järgmise asjani, milleks on meil õhtusöök. Ja õhtusöögiks, nagu ka enne mainitud sai, valisime pasta bolognese. Magusat sinna juurde me ei võtnud seekord. Nii, lõunasöögiks meil oli tomatisupp ja siis veel lisaks sinna energiabatoon ja natukene siis apelsini šokolaadis. Ja nüüd, noh, õhtune aeg käes, tahaks ju enne magaminekut midagi head süüa ka. Ja selle jaoks me valisime siis Food Force'i poolt pasta bolognese. Et infoks 150 grammi on pakend, ehk siis kogus. Ja mis meil siis toitumisalane teave siin on? Nii, 100 grammi kohta. Energiasisaldus on 388 kilokalorit. Huvitav on see, et just nagu tomatisupil tegelikult oli rohkem. Nii, rasvasid 8,7 grammi, süsivesikuid 64 grammi, valku 12 grammi, soola 3,7 grammi, kiudaineid 3,8 grammi. Valmistamisjuhend on siis lihtne, avapakend, nii nagu ikka. Tee siis põhjast ilusti kõik lahti. Vala sisse, siin on siis kirja pandud 500 milliliitrit sooja vett ja lase 15 minutit seista. Avame selle pakki, vaatame, milline see sisu on. Ning ma arvan tummiselt lahti praegu. Nii, ühtepidi, natuke teistpidi. Seest on ta siis meil, no, sihuke makarone täis. Lisaks sihuke maitseaine. Aga mis seal ikka, valame selle vee siia sisse ära, laseme tal see 15 minutit olla ja vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Nii, mul on siin tegelikult natukene vähem kui 500 milliliitrit. Valan selle kõik siia ära. Oleme selle natukene siin segamist tegema talle, et see maitseained ka laiali läheksid. Et miks just 15 minutit, sest need makaronid no, peavad ikkagi pehmeks minema. Tomatisupil ka sai võib-olla natuke ajaliselt pisut vähe ja makaron oli sihuke krõmpsu, aga samas ta nagu ei olnud halb, et ta oli väga hea. Laseme see 15 minutit seista ja vaatame, milliseks meil see pasta bolognese siis läheb. Kas tema see tekstuur tuleb sarnane, nagu kodus kootud sihuke makaron mõnusa bolognese kastmega või on lihtsalt sihuke, eks näha ole. Nii, meie õhtusöök on nüüd sihuke 15 minutit olnud. Omas mahlas vaikselt podisenud. Siis
mis me siit saime? Sellise makarone täis bolognese kastmes asjanduse. Kas näha ka teda on ilusti? Oi jah. No ma proovin kuidagi näidata. Ühesõnaga midagi sellist. Nii. Kaste tundub veidike sihuke liiga vedel olevat. Võrreldes siis tavalise sellise bolognese kastmega, mis on pisut tummisem. Võib-olla on ka põhjus selles, et 500 milliliitrit vett on isegi natuke liiga palju. Aga maitseme selle asjanduse ära. Välja näeb ta midagi sellist. Lähedamale. Väga ilus. Aga oma maitselt on ta ligilähedale sellele bolognesele. Mitte päris. Aga see kõhu täis saad sellest kohe kindlasti, sest see on jälle üks paras pomm, pakend, mis on paksult toitu, hakkliha, maitseaineid täis. Ja õhtusöögiks väga mõnus asi. Väga hea. Kokkuvõtteks teeks seekord selles videos ka siukse asja nagu 10 palli hindamise. Alustame kohe siit siis tagantpoolt. Pasta bolognesele ma annaksin no sihuke tummine 8 punkti 10. Juba miks on see, et tema see bolognese 500 milliliitri vee kohta on natukene liiga vedel. Et ta võiks olla pisut paksem, et siis ei ole seal niisugust nagu makaroni bolognese suppi. Et see on niisugune kerge miinus seal muidugi. Aga ülejäänu on puhtalt ainult plusspunktid. Oma koguse poolest, oma maitse poolest ja ütleme see valmistamisprotsess jällegi sinna juurde. Et kõik need asjad, mis siia sisse valitud on tõesti hästi valitud. Maitsed on ligilähedased. Meenutab pisut siukest kodustoitu, välja arvatud jah, see bolognese kaste. Aga muidu super asi. Siis võtaks ette selle lõunasöögi, milleks meil oli siis tomatisupp. No tomatisupile ma annaksin selline 5 punkti 10, sest ta ei olnud päris selline üks tomatisupp olla võiks. Aga kas oma kõhu täis saad? Kindlasti. Valmistamise poolest jälle väga lihtne. Oma näitajate poolest on kilokalorid ja kõik muud asjad. Väga hea sihuke tummine supp. Need magustoidu, mis me lõunaks valisime seal, siis energiabatoonile annaks ma sihuke 9 punkti tänu oma sellele tekstuurile. Et ta meenutas juba midagi sinna Nixi šokolaadilaadset asja. Et ta oli pehme, ta oli maitsev, see soolakaramell ei käinud väga üle. Aga lihtsalt, miks mina võtan selle 1 punkti maha, ongi lihtsalt see šokolaadi valik. Et ma pigem sööksin seda tumedamat šokolaadi kui heledat. Nii, siis meil olid need apelsiniviilud, mitte apelsiniviilud, aga apelsin šokolaadipallis. Selle koha peal ma teen 10/10. Tugev apelsini maitse, seal mind ei häirinud helešokolaad. See mulle täitsa meeldis. Ja pärast, kui ma veel lisaksin vett jõin juurde, siis ma tundsin, kuidas see apelsini kikk tuli uuesti üles. 10/10 kohe kindlasti väga mõnus asi. Miks mitte endal igapäevaselt kas või püksitaskuski ühte sellist kaasas kanda. Et väga hea sihuke lihtne prepperi magustoit, ütleme niimoodi. Hommikusöögiks oli meil müsli siis maasikatega. Mina tegin neile sooja veega. Ei olnud halb. Pakendi peal muidugi on see, et lisage lihtsalt vett. Et oleks olnud teine pakk ka veel, oleks proovinud ka tegelikult see külmavee versiooni ära. Arvatavasti ta oleks olnud selline mitte nii pehme nagu pudrulaadne,
aga pigem just sihuke nagu krõmpsuv müsli, kui teda teha tavalise külma veega. Samuti hommikusöögi puhul ma annaksin 9 punkti 10-st. Juba sellepärast, et noh, sooja veega ta väga ei sobi, aga samas ta ei ole nagu halb ka. Kõik need asjad, mis me siin ette näitasime, on siis, nagu ka mainitud sai, meie koostööpartner Foodforce'i poolt. Neid kõiki samu tooteid näete siis all, paneme kõik eraldi välja sinna selle video alla, mis me selles videos kasutasime. Ja kindlasti vaadake nende lehekülge foodforceshop.com ja see menüü, mis nendel sinna välja toodud on, no ma ütleks, on prepperi selline, noh, kuidas nüüd võtta, prepperi unistus just sellepärast, et see säilivusaeg on pikk, maitsed on head ja väga palju erinevaid variante nii soolasest toidust kui magusani, praest, supini, kõigeni välja. Kindlasti vaadake nende lehekülge, vaadake, mis meil allkirjas on. Näeme järgmises videos.